Taaskord siis on aasta mööda läinud ja meil on võimalus üle anda Georg Hackenschmidti nimeline raamatuauhind. Et koostöös Olümpiaakadeemiaga oleme seda teinud juba 10+ nii mõnigi aastat ning see on väga ilus ja tore traditsioon, mis võimaldab Eesti spordipärandi talletamist kirjasõna näol elus hoida. Sel aastal statuut oli nagu ka eelmisel aastal ja nagu ka varasematel aastatel, ehk me siis anname selle auhinna eestikeelsetele, mitte teaduslikele ja mitte perioodilistele spordiraamatutele ning see peab olema raamat, mis räägib spordi mõttest, ausast mängust ja liikumise rõõmust. Ning loomulikult on võitjale olemas preemia ning väga eriline kuju, mis juba Neineri käes oma saatust ootab ning samamoodi on siis teie ees selle-aastane žürii. Valikusõel, nagu igal aastal, oli tihe, et tegelikult suur hulk nominente on meil siin välja toodud. Oli nii pallimängudest teoseid, kuni siis kergejõustiku, tennise, veemotoni, aga ka piirkondlikke siis ajaloo ülestähendusi, mis on alati kahtlemata väga südamlikud ja soe on neid näha. Aga ilma pikema jututa, Georg Hackenschmidti nimelise raamatu auhinna võitja 2024. aasta eest on üks teos, mille autor on meil siin saalis ja on väga hea meel üle anda see Indrek Švedele Eesti jalgpalli ajalugu teise osa baasil. Mina kasvasin üles sel ajal, kui raamatud olid väga tähtsad selles mõttes, et nad aitasid inimesi kujundada ja mind samamoodi. Ja konkreetselt spordi peale mõeldes oli auasjaks spordiinimestel, kui teiste raamatute seas olid riiulis ka olümpiaraamatud, mis olid ju sel ajal defitsiidiks, tiraažid olid väga suured, aga neid saada oli iseenesest raske, pidi olema tutvusi või tõesti sattusid lihtsalt peale. Ja nende raamatutega võis küll uhkustada, aga need ei olnud iluasjad, sellepärast, et neid loeti. Ja suletud ühiskonnas loeti häid raamatuid mitu korda. Tolle kõige kõvemad kirjutajad olid Walter Hoier ja Paavo Kivine ja ma olen ise olnud väga mitmetes seltskondades kunagi, kus arutatigi, et aga kes on nagu parem olümpiaraamatu kirjanik. Et kas Hoier oma 1964. aasta Tokyo olümpiamängudega või siis Kivine 1972 München ja 76 Montreal. No kõvad tegijad olid nad mõlemad. Ma isegi mäletan, et ma kaldusin kord ühte parteisse, siis teise ja kindlasti on nad mõjutanud toonast spordist kirjutajate põlvkonda. Oli ju ka neid matkijaid nii heas kui võib-olla ka natukene liialdatud vormis. Aga läksid aastad mööda ja ma ei mäletagi millal, mõned aastad tagasi, võib-olla 10 aastat ei olnud, korraga ma tabasin ennast ühelt väga ootamatult mõttelt, et suheldes inimestega, eelkõige jalgpalliinimestega, hakkas siit ja sealt kõrva jääma, et on veel üks raamat, mis on neid pööranud jalgpalli usku. Ja esiti tundus see nagu nii uskumatu, sest selles raamatus ei ole mingit sõnameisterlikkust ega taidurlust. See on Lembit Koigi koostatud jalgpall minevikust tänapäevani, ilmus 1970. Koik oli seal koostaja, võib-olla vähemal määral ka autor. Ja mis oli see raamatu fenomen? Nii tekst kui pilt, et seda teksti selle esimese iseseisvusaja kohta ei olnud ju palju, aga see oli ääretult mõjus, meeldejääv. Lugeda selle kohta, et Eestis oli kunagi päris korralik jalgpall. Ma lugesin ja olles eelnevalt olümpiaraamatuid lugenud ja me olime ju selline, ütleme mõnes mõttes ka jalgpallist ära pööranud rahvas, medali usku pööranud, medalid olid kõige tähtsamad, mis oli tolles olukorras ka väga mõistetav. Lugeda, et Eesti jalgpallimeeskond osales olümpiamängudel. Eesti jalgpallimeeskond mängis maailmameistrivõistluste valikmänge. Eesti klubid, mitte koondis, võitsid profimeeskondi.
et see oli midagi sellist, mis lõi ausalt öeldes pahviks. Ja see oli aken ajastusse, mis okupatsioonivõimu arvates ei oleks tohtinud olemas olla. Need pildid, mis seal olid kõik Eesti meistermeeskondade pildid, kuni see aastani 68, kui ma õigesti mäletan. Ja need vabariigiaegsed meistermeeskonnad, kui nad seal poseerisid, siis nende ees, jalgade ees oli tihtipeale pärg, kus oli läbi põimitud sinimustvalge lint. Neid pilte oli päris palju. Või siis koondisel oli, siin südame kohal oli kas Eesti lipukene, või siis need 3 leopardi või 3 lõvi, et kummad nad siis täpselt on, ma ei teagi, eks ole. Ja neid pilte oli võib-olla paarkümmend. Oli isegi Saksa okupatsiooniaegseid meistrite pilte, kus mõned mehed olid Saksa mundris. Et kuidas see kõik Lavlitist läbi läks, on päris omaette küsimus. Aga igatahes selle raamatu mõju oli tohutu. Ja mind pani see mõtlema, mäletan 70-ndatel, et olles ka tohutult kaasa elanud olümpiaspordile, vaatasin 78. aastal Soome televisioonist jalgpalli MM-i, umbes samal ajal lugesin ju ka Koigi raamatut ja mõtlesin, et midagi on viga Eesti spordiga. Miks me jalgpalli ei mängi? Ja hiljem, kui ma olin ülikoolis juba, õppisin ajakirjandust, tegin diplomitööd Eesti spordilehest, siis ma sain loa minna erifondi, kus ma sain siis Eesti spordilehtesid sirvida. Mäletan, Hando Runnelistus ka väga sageli seal ja tema vist vaatas rohkem 19. sajandi ajalehtesid ja eks hiljem see tema Ilmamaa kirjastus ja kõik need Eesti mõtteloosarjad võib-olla ka sündisid seal samas ruumis. Minul poolt silmi oma diplomitöö jaoks, mis iganes see teema siis oli, ma lugesin ainult 2- ja 30. aastate jalgpalli. Et jah, et seal erifondis ma ei tegelenud üldse oma selle põhitööga, sest et need vanad ajalehed, 2-30 aastad, need olid nii põnevad. Ja see maailm oli veel avaram, kui Lembit Koik suutis sinna oma kitsukestele lehekülgedele mahutada. Ja ma jõudsin ka rääkida vist viie jalgpalluriga, kes olid toona veel täiesti olemas, kes esindasid Eesti koondist jalgpallis. Mul on ikka alati see hea kuulus lugu, kuidas Richard Kuremaaga isegi võtsin napsu. Et käisin ta juures mitu korda ja ma teadsin, vanast oli ta niisugune paras vembumees. Ja siis, kui ma läksin ükskord konjaki pudeliga, siis Riks läks ja võttis kohe 2 pitsi ja jutt oli väga sujuv meil. Aga oli teisi, kellega ma rääkisin ja ma arvan, et ma vist ei seisaks täna siin, kui ei oleks seda Lembit Koigi raamatut. Sest ta ikkagi niivõrd palju aitas mul mingit suunda nagu kätte saada ja tegelikult ka mingit tühikut hakata täitma. Ja see tühik oligi tegelikult jalgpallitühik, mis oli meie ühiskonnas selline päris tõsine. Ja hiljem olen nüüd käinud palju raamatukogudes, istunud arhiivides, suutnud niivõrd kuivõrd on õnnestunud veel rohkem süvitsi minna. Ja need kunagi kuuldud lood, need kunagi loetud lood, erifondis, hiljem ka nüüd vabalt, eks ole, raamatukogus kätte saadavad asjad, on hakanud jõudma nüüd eri osades kaante vahele. 3 aastat tagasi ilmus Eesti jalgpalli ajaloo esimene köide, eelmisel aastal teine köide ja aitäh teid märkamast ja pärjamast. Indrek Šveede, alustame kõigepealt sellest, et võib-olla spordikaugematele inimestele ka, et lühidalt, millest see raamat räägib, mis selle teose kõige suurem mõte on? See on teine osa, käsitleb aastaid 1925 kuni 1933 ja põhimõtteliselt on seal siis ära kaardistatud Eesti jalgpalli olukord, staadionid, kuidas treeniti, millised olid mängud, selline üldistus ja samal ajal on siis kroonika, mis on võib-olla selles mõttes väga põnev, et seal on kuupäevade kaupa välja toodud, mis sündmused millal juhtusid ja ka siis selline natukene pikem seletus, et mis nendel päevadel juhtus ja eelkõige selline lugude põhine, et sellised vahvad lood, vahvad seigad Eesti jalgpalli ajaloost. Kuidas selle raamatu kirjutamise protsess möödus, kas või näiteks võrreldes esimese raamatuga?
kõik on sama asi. Tohutult tagumikutunde raamatukogus, arhiivides, aga loomulikult on selge, et kui on üks raamat juba ees, siis on lihtsam teha, sa enam-vähem tead seda tulemust ja oled ikkagi tunduvalt vilunum, aga väga palju on sellist rutiinset tööd, mis tuleb lihtsalt ära teha. No esimene osa, teine osa, et kuidas see projekt või protsess nüüd edasi läheb? Meil on kokku planeeritud vähemalt 5 osa, millega peaks jõudma siis tänapäeva välja ja võib-olla, kui me näeme, et on mingit mõtet paberis siis ka teha selline, kas siis ütleme statistika, selline kogumik, Eesti koondis, Eesti meistrivõistlused, kõik võimalikud mängud erinevatelt turniiridelt ja näiteks siis ka elulood, väikesed elulood kõikidest olulistest Eesti jalgpalli inimestest. No sellest teisest osast, et esimese raamatu järel ma küsisin ka, et mis sulle endale võib-olla kõige rohkem korda läks, mingid lood, et sellest raamatust, mis sinu jaoks see põhisõnum või põhilugu on? Siin on põhiprobleem selles, et mul on peas kõik sassis. Ma tegelen 3. osaga ja ma olen ennem ka täiesti valesti kohe rääkinud, et mis raamatus sees on, kuna ma ajan kõik need oma peas sassi. Aga ma arvan, et võib-olla üks asi, mis mul ehk on nüüd õigesti meeles, oli Ernst Jolli, kes oli siis jalgpallur ja ka suurepärane meelelahutaja, kuna ta kirjutas oma vahvaid Käojaani följetone. Ta sattus luureskandaali kuidagi. Ja ka Ado Anderkopp, kes oli Eesti Jalgpalliliidu esimees, oli kuidagi seotud selle luureskandaaliga, et see oli ka niisugune minu jaoks täiesti uus informatsioon. No sa hoiad siin väga uhket auhinda käes, et kui korda sulle sellised tunnustused lähevad, siis tegelikult konkurents oli ka ju päris tihe. No iga tunnustus on ju tore, et me ei saa ju kuidagi öelda, et see kuidagi on ükskõikseks jätab või ei, mitte. Et ikka on tore olla märgatud ja saada tunnustust oma töö eest, nii et ma kannan uhkusega seda auhinda hoian käes. Indrek, palju õnne! Aitäh!